ristiseisev ilma kooreta lehtpuu. Keerad üle seda punumistehnikat, sina tead, on ju? Aga äkki sa tahad käbi? Kas sa käbi tahad? Palun, käbi. Käbi? Meetod, ärge minge veel laiali. Veel edasi läheb tõu. Ja, see on erinevad meetod. Kahe kandi. Ma ei oska seda eesti keeles nimetleda, sest et seda ei ole eesti keeles sellele nime antud ja ega seda ei õpetata ka kuskil. Nüüd on see libisemise probleem pöidlaga. Sooni kohe, aga noh, näen, nüüd oli. Praegu seda mul kuskil oli. Ja juba hõõgub otsast. Saab ka seda. Ta ei pea olema see Rootsi kivi. See on hea kuivatatud, siin nii palju õõrdumist. Davai. Lepime kokku. Nii, ja kuidas see siis nüüd töötab, et sul on siin kaamera, siis sul on siin mingi... Siin on selline modifikatsioon lisaks.
et siin on niisugune lamp. ahah, kus see lamp pärit on, mis selle lambi päritolu on? Seda ei tea, see on vist Bauhofist on mingisugune. Siis käib niisugune süsteem siia niimoodi, et see luuk käib lahti, käib see siia ja siis saab laadida. Ahah, okei. Teise käega see võlutab. Ahah. Aga kui ma ei taha seda ära kaotada, siis ma võtan ta siit küljest ära ja panen teibiga siia alla aku kinni ja see välja. Tšau, oli tore! Ja... Nonii, metsaalune on tühi ja 4-5 päeva metsas ära veedetud. Tänud kõigile talvelaagerdajatele. Ainukene jälg, mis maha jäi, on siis mõned tühjad, kus suured telgid on maa lahti kütnud. Ja ega muud midagi. Jätke laagripaik puhtamaks sellest, kui te tulite ning kohtume juba järgmine aasta. Ja need, kellele meeldib ka siin suve lõpus laagerdada, siis augusti eelviimane nädalavahetus riplaagris. Nii et tšau pakaa ja ärge herneid ninna toppige.